Tere, minu nimi on Roman. Ma olen krüptoklubi looja Eestis. Ma otsustasin, et ma teen selle video täna sellepärast, et krüptoraha turul on väga rasked ajad. Võib-olla te olete kuulnud, et eelmisel nädalal läks pankrotti üks selline krüptobörs nimega FTX. Peale seda on juhtunud väga palju huvitavaid asju, aga kokkuvõte on selline, et väga paljud firmad, just nimelt krüptorahabörsid maailmas, on sellises olukorras, kus nad võivad ka pankrotti minna. Ehk on tekkimas selline ahelreaktsioon või doominoefekt, kus sellest esimesest klotsist saab alguse selline situatsioon, kus mitmed ja mitmed ettevõtted veel satuvad rahalistesse raskustesse. Ma tahtsin rääkida tänases videos sellest, et mida teha, et teie krüptoraha oleks turvalises kohas. Põhimõte on lihtne. Kui teil on krüptoraha ükskõik millisel krüptorahabörsil, siis võtke see sealt välja. Mida ma selle all silmas pean? Ma mõtlen seda, et ärge vahetage seda eurodeks või mis iganes, aga lihtsalt kandke see krüptoraha oma exchange'ist välja. Mida see tähendab? Tähendab, et näiteks tehke endale mobiiltelefoni krüptorahakott või veel parem, ostke endale cold wallet ehk riistvaraline krüptorahakott ja kandke raha sinna. Mida iganes te ka ei tee, krüptobörsid on mõeldud selleks, et seal osta ja müüa krüptoraha. Aga kui te tahate kuskil hoida, siis kindlasti ärge hoidke üheski krüptorahabörsis. Küsimus on siis, et miks mitte, on ju? Et ma ei tea, hoian raha Coinbase'is, Binance'is, Krakenis, nad on ju kõik nii toredad ja nii turvalised. Aga ei, et kui te hoiate raha ükskõik millises krüptobörsis, siis te olete avatud sellisele asjale nagu platvormirisk. Mis asi on platvormirisk? Platvormirisk on see, kui te olete usaldanud oma raha kellelegi teisele ja nüüd, kui selle kellegi teisega juhtub midagi, siis juhtub ka teie rahaga. Ehk täpselt see, mis juhtus FTX-iga eelmine nädal. Miljonid inimesed üle maailma olid usaldanud nemad hoidma enda krüptoraha ja nüüd tuli välja, et nendel on rahalisi raskusi ja nad läksid pankrotti. Tulemus on see, et inimesed, kes seal raha hoiustasid, ei saa seda kätte. Platvormi riski puhul, siis ükskõik millisel platvormil te oma krüptoraha hoiate, kui selle platvormiga midagi juhtub, siis suure tõenäosusega olete oma rahast ilma. Siia on hea võrdlus tuua tavaliste pankadega, et oletame, et te hoiate raha näiteks mõnes Eesti pangas, LHV, Swedbank, SEB, mis iganes, kus pangas, siis te peate teadma, et seal platvormi riski kuni 100 000 euroni ei ole. Selles mõttes, et Eesti riik on seadusega ütelnud, et kõikide hoiustajate vara on tagatud kuni 100 000 euro väärtuses per hoiustaja. Ehk et kui teil on 90 000 eurot kusagil Eesti pangas, pank läheb pankrotti, homme teda enam pole, siis te saate selle 90 000 Eesti riigilt tagasi. Kui teil on 200 000, siis riik garanteerib ainult 100 000, ehk et te saate osa tagasi, aga 100 000 jääb ka tagasi saamata. Nüüd üheski riigis ja ühelgi krüptoplatvormil ei ole sellist reeglit või nad ei allu sellisele seadusele, mis garanteeriks sinu tulud, sinu krüptoraha allesjäämise krüptorahabörsil. Üks maailma tuntumaid krüptorahabörse Coinbase, kui nad ennast lasid USA börsil noteerida, siis nad pidid hästi pikad due diligence'i tegema, ehk nad pidid igast dokumente täitma, auditeerima ennast lasta ja nad on avalikult öelnud ühes dokumendis näiteks seda, et juhul, kui nad peaksid sattuma majanduslikesse raskustesse, kui nad lähevad pankrotti, kui ükskõik mis juhtub, et siis nad on sunnitud võtma oma klientide raha ja selle raha eest kõigepealt oma võlad kinni maksma. Ja kui võlad on kinni makstud, alles siis, mis üle jääb, see saab klientidele tagasi maksta. Ja needsamad reeglid kehtivad kõikide krüptorahaturgudega, kõikide krüptobörsidega üle maailma. Ehk et ärge hoidke oma raha krüptobörsil. Kasutage krüptobörse krüptoraha ostmiseks, krüptoraha müümiseks, aga kui need tehingud on tehtud, siis võtke raha sealt välja ja teil on kohe palju väiksemad riskid. Okei, aga kuhu seda tekib küsimus, et kuhu te selle raha siis panna võiksite?
esiteks kõige lihtsam teha omale mobiiltelefonisse mõned krüptorahakottid, krüptovalletid, sellised, kus te ise olete oma raha peremehed. Nimetaksin praegu näiteks Exodus, MetaMask, Trust Wallet. Need on siis inglise keeles on termin non-custodial wallet ehk siis selline rahakott, kus sa ise oled oma raha omanik. Need on selles mõttes ideaalsed, et kui isegi kõik maailma krüptoraha börsid lähevad pankrotti, siis sinu raha, kui ta on sinu telefoni sellises äpis, siis see jääb alati alles. Nüüd veel parem on kasutada riistvaralisi krüptorahakotte. Siin on mul üks selline seade praegu. Selle seadme nimi on Ledger Nano X ja mis see seade teeb? Tema on siis riistvaraline külm krüptorahavõtt. Ta ainuke eesmärk on hoida sinu krüptoraha või sinu krüptoraha ligipääsetavaid privaatvõtmeid. See seade iseenesest ei ole internetiga ühendatud ehk sinna on võimatu läbi interneti sisse tungida. Kui teie mobiiltelefonis on need walletid, siis seal on teoreetiline risk, et üle interneti keegi häkib teie telefoni ära ja saab teie rahale ligi. Nüüd, kui te kandsite oma raha sealt exchange'ist otse sinna külmarahakotti või telefonist sinna külmarahakotti, siis te võite kindlad olla, et see on täiesti heas kindlas kohas. Ükski krüptobörsi pankrot seda ei mõjuta, keegi sinna sisse häkkida ei saa, sest sellel seadmel pole internetiühendust. Ainuke moodus, millal ta internetiga siis on ühendatud, on see, kui sa sealt raha välja kannad, et siis selleks hetkeks tuleb korraks see siis sinu telefoniga või arvutiga ära ühendada. Nüüd maailma 2 suurimat ja tuntumat on siis Ledger, sellise, mida ma just näitasin, ja Trezor, et need 2 ettevõtted. Ma panen siia video kirjeldusse ka siis lingid, nii need mobiiltelefoni äpid, mis on turvalised, kui ka riistvaralised äpid. Ja põhimõte, kordan veel kord, ärge hoidke oma raha krüptobörsidel. Kandke sealt välja kusagile, kus teie olete oma raha peremees. Ja kui teile meeldis see video, kui te arvate, et see oli kasulik, siis subscribe'ige ja näeme teinekord. Aitäh!